Kaotada ei ole siin midagi. Minu nimi on Mariana Kellner. Olen lõpetamas kaasava hariduse õppekava Tartu Ülikoolis ja hetkel töötan Koeru Keskkoolis klassiõpetajana. Igas mõttes positiivselt olen saanud palju tuge oma hariduslike erivajadustega õppijate toetamisel ja enda õpetamisoskustel kindlasti. Uued teadmised, vana meeldetuletamine, head sõbrad. Juba see, kui tulla Tartusse oma tavalisest töökeskkonnast välja, on midagi sellist, mis annab energiat, jõudu ja siis, kui sa saad veel siin selles keskkonnas selliseid kasulikke ja vajalikke teadmisi enda töö parendamiseks, siis kindlasti tasub tulla kaasava hariduse õppekavale. Kuna meil ikkagi on kaasava hariduse nõue, eeldus, siis see toetab kindlasti õpetajad väga palju oma töös. Kaotada ei ole siin midagi. Kindlasti õpiraskustega õpilaste toetamine, Merike Rand õppejõud, et Kerli Silmant sai hästi palju õpetamise kunsti, et neid teadmisi, kuidas ikkagi õppijad toetada ja õppimist kaasajastada ja meeldivamaks muuta. Õpetaja amet on, ma ütleks ikkagi suures osas kaasasündinud, et seda ei saa teha igaüks. Sest see ei ole kerge, aga see on hästi palju rõõmu toov ja iga päev on erinev. Ikkagi Tartu on ülikooli linn ja mulle väga hingelähedane. Minu lapsepõlv on ka siin vanaema juures möödunud ja ikka käisime, jalutasime ülikoolist mööda ja unistasime sellest, kuidas Tartu Ülikoolis õppida. Kõik minu lähedased, perekond, ilma nendeta ei oleks see võimalik olnud. Töökaaslased, kolleegid, kursusekaaslased, aga samuti on ka Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi õppejõud väga toetavad. Kui nüüd meenutada, siis mida ma imetlen, oli meil ükskord erinevusi loengu algusega. Ühes kohas olid ühed andmed, õppejõul olid teised andmed. Enamus õppijaid tuli kohale hommikupoolseks kellaajaks, kui õppejõud alles Tallinnas bussi peale istus. Aga kuna enamus olid kohal, siis õppejõud oli nii innovaatiline ja valmisolekus, et me alustasime loengut nii, et meie läksime ruumi ja õppejõud oli bussis ja meil olid plaanis esitlused, et ta kuulas meie esitlusi bussis, küsis meie esitluste kohta infot bussis ja isegi bussijaamast meieni jõudes ta oli meiega kontaktis, et tegelikult loeng või ta ei nimeta siis loenguks, vaid õppetöö ei jäänud valeinfo tõttu tegemata. Ega ei pidanud meie kannatama ja ootama õhtuni, vaid me saime selle oma töö tehtud meile teadaoleval ajal.